nüüd meie puhul on see raskus ka olnud tunda, miks me ei ole saanud kaasata valgustöötajaid ja neid, kes teenivad inglitega, võiks ju olla päris suur kogus eestimaalasi siin, et meid on raske valgusena ära tunda, sest me töötame koostöös maa vaimse hierarhia inglitega, mis ei ole inglite hierarhias päris see üksus, mida inimesed on harjunud ingliteks pidama, aga inimesed on üldjuhul üldse teadvuses nagu liiga kinni nendes eelmise ajastu teadmistes või legendides või kuvandites ja praegusel ajal tuleb seda väga palju kohendada. Nii et seda teadvust ja teadlikkust tuleb hariduse kaudu edasi anda, ka seda, mida tähendab üldse maaväline ja ka seda, mis on vaimne. Et vaimne paljude meelest on raamatu lugemine või kunstinäitusel käimine või siis üleüldse selline arutlusvõimeline isik, kes teab kunstist ja maailmast keskmisest rohkem, aga seda, mida tähendab vaimsus looja tasandil, tänapäeva inimesele tuleb seda tegelikult õpetada ja ma olen kaugel sellest, et Maria nüüd hakkab siin loengut pidama, et ma olen kõige targem. Olgugi, et ma olen ema Maarja kehastunu, antakse mullegi kogu aeg seda teadmist nii palju, kui mul selles hetkes on tarvis, midagi muidugi ette ka. Ja see äratundmine, kes ma oma kõrgminana või üldse avatarina olen, see oli väga raske protsess ka mulle endale, sest ma olin siis erakluses ja olin teistest eraldatud, keegi mulle seda otseselt inimlikult ei rääkinud, küll aga inglitega olin automaatse kirjutamise teel pidevalt kontaktis ja ka nemad lähenesid väga ettevaatlikult sellele teadmisele, mille eest ma tegelikult täna kätt südamele pannes võin öelda, et ma algul tahtsin ära joosta. Sest teades seda kõrget lugu tundus, et kui ma sellega nüüd välja tulen, siis midagi minuga halba juhtub, et inimesed panevad seda väga pahaks, et kus nüüd mõtles ja ütles. Aga see on fakt ja see on tõde ja see on kaasaja muinaslugu, võib nii öelda. Nii et sinu Magdalena saabumine on ju see sama. Me võime neid legende lugeda, neid, mis kunagi juhtus meie kõrgminadena, aga see, mis praegu on, see loob uut pealispinda. Meil on vaja seda meie iidhinge mälu ja teadmist ja kogemust, aga me oleme tegelikult uuel tasandil ja meie ülesanne on meie hinges teada ja veelgi rohkem on see teada kõrgteadvusel. Kuidas me liigume, mis rollides me oleme ja selge on ka see, mis praegu egoravist ikkagi välja peab kooruma, et selles ei ole üldse küsimus, mis ametis keegi on või kas temast väga palju teatakse, vaid küsimus on selles, et kas iga hing täidab seda rolli, mida ta looja plaanis peab täitma. Ja iga inimene, kes elab inimühiskonnas, saab anda teistele edasi neid teadmisi, oma kiirgust, oma puhtust, oma arusaamust, oma mõistmist, et nad pole veel terveks saanud ja mõistmist ka selles osas, et tegelikult areng on lõputu, et nüüd me alles alustame. Nii et kui sa nüüd sinna kaamerasse vaatad, siis me võime nüüd sinuga koos öelda, et MTÜ Elukäigu ravi ja koolitus alustab siis augustikuu alguses uute kursustega, loengutega ja me eeldame, et selle vahepealse aja sees me saame juba märgatavalt suurema jõuga edasi liikuda, sest test on läbi, algab päris elu. Nii et suur tänu sulle, kallis. Aitäh teile. Edasi, ikka edasi. Ikka edasi. Mitte sammukestki tagasi.